Intervjuu sessioon number 73 EVKHÜ peakorteris teemal keelatud teemad. Kaamera käib või? Jaa. Okei, väga hea. No terekas siis. Jõu, jah. Ma olen inspektor X ning kui ma ei eksi, siis te olete Tom Sikker. Nii mind kutsutakse tõesti. Ja see on siis lühidalt nimele Toms von Vituvahe. On või? Jaa, türa, on küll. No ma imest, et te varju nime kasutate. Oot. Kas te just ropendasite või? Jah, mis siis? Ma pean kahjuks selle üles märkima kui paragrahv 14 märkusena. Nalja teed või? Ei tee. Kas te saaksite ka kuhugi nurka panna selle, mitu korda ropendanud on? Okei, aitäh väga. Mida munni? Ma ei tohi ropendada ka enam või? Ei tohi tõesti. Nii et ma pean paluma, et te vähemalt selle intervjuu sessiooni ajal üritaksite ennast natukenegi vaos hoida. No kui sa nii ilusti palud, siis mis mul ikka muud üle jääb? Kas teil on aimugi, miks te siia EVKHÜ peakorterisse olete kutsutud? Mis asi on EVH? Eesti virtuaalruumi korrakaitse ja hoolduse üksus. Ahah, okei. No ma arvan, et keegi kaebas mu peale. Jah, võib ka nii öelda. Või no tegelikult kaebusi on veel vähe öeldud. Nimelt teil on tänaseks kokku kogunenud 4283 kaebust. Pole paha. Pole paha. Ei, see on väga paha. See on lausa rekordiliselt paha. Mitte ühelgi teisel eestlasel pole pooltki nii palju kaebusi kui teil. Isegi mitte Carlos Kolgil või? Isegi mitte Carlos Kolgil. No mis ma ikka öelda oskan? Kes erinevatel inimestel on erinev suhtumine maailmasse ja selles toimuvasse ning nagu ega kõigile ikka meeldida ei saa. Sest asi on siiski põhimõttes. Asi on alati põhimõttes. Tead, ma olen teie portfooliot nüüd siin viimasel ajal päris pingsalt uurinud ning kui ma pean aus olema, siis see, mis siit vastu vahib, see ei ole just kõige ilusam vaatepilt. Mis mõttes? Selles mõttes, et kohe esimese asjana jääb mul silma siin pidev lülinorimine kaas YouTuberitega. Olete üritanud kellegi privaatseid videoid avalikustada ja kutsusite kedagi Hitleriks. No see on rohkem nagu eneseväljendus. Sa oled näinud Eesti YouTube'i või? Need lontrused ei võtagi ennast enne kokku, kui kõik neile ette heidetakse. Kas ükski neist individuaalidest füüsiliselt väärkohtles teid? Ei. Huvitav. Mis huvitav? Huvitav, sest enamus kaebusi on teil selle kohta, kuidas väidetavalt naissoost isikuid verbaalselt ahistate ja seksuaalselt küberkiusate. Wow! See on küll väga järsk sõnavalik sul praegu. Tahate öelda, et see ei ole tõsi või? Loomulikult mitte! Kui sa neid Tinderi videoid mõtled, siis see oli kõik üks suur nali. Ma mingi 1,000,000 korda öelnud, et mun juttu ei peaks nii tõsiselt võtma. Ja kas te olete kindel, et kõik osapooled teie naljadest aru saavad? Kuidas saab keegi eales sellises asjas kindel olla? Ehk te teadlikult levitate valeinformatsiooni? Sa oled võimatu. Mina teen lihtsalt oma tööd. Ja sinu töö on siis oma nina pistmine teiste inimeste tegemistesse või? Ei, minu tööks on üritada mõista, miks keegi peaks ahistama Twitteris oma enda presidenti. Olid ajad. Ja mis te arvate, kas ka tema naljast aru sai? Ega ma ei oodanudki, et ta saaks. No ise ta pläkutab kogu aeg, et sõna on vaba, nii et ma tahtsin teda lihtsalt proovile panna. Ja kas on siis? Ma ei tea, ütle sa mulle. Me tuleme selle küsimuse juurde veel tagasi. Mida iganes. 6. veebruar 2019 suutsite te ühes ja samas videos argikeeli öeldes siis laduda puid suitsiidse mõtteviisiga inimestele ning propageerida narkootikume. Propageerida? Kuule, nüüd sa küll loobid lihtsalt alatuid süüdistusi. Oota, las ma tsiteerin. Kui sul on mõte ennast ära tappa, siis fuck you. Jumala aus ju. No okei, oota, ma tsiteerin edasi siis. Lapsed, ärge tehke narkootikume.
kui teile just ei pakuta neid tasuta. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga mulle see kõlab küll täitsa nagu propageerimine. Sarkasmil ja propageerimisel on ikka päris suur vahe. No tehniliselt, kui see on sõnastatud nagu pahaloomuline nõuanne, siis neid võib täitsa sama asja alla liigitada. Ise alles hiljuti jagasite oma kogemust ainete tegemises. Ma kirjutasin muinasjutu lihtsalt. Aga alkohol? Mis alkohol? Kuidas siis... Me hakkame jooma või? ei, mitte praegu. Ma lihtsalt märkasin, et siin videotest aeg-ajalt rüüpate midagi, nagu see oleks argipäevane tegevus. Mis asja? No võt, ma räägin. Koolis teile ei meeldi ka käia, nagu ma aru saan. Nii ja naa. No ma lihtsalt näen, et olete täitsa avalikult ja suhteliselt ekstreemselt avaldanud oma arvamust meie vigase haridussüsteemi kohta. Ma lihtsalt arvan, et see on ebaperfektne süsteem, mis vajab veel parandamist. Okei, hea küll. Mis nüüd siis? No ma ei teagi, kust nüüd alustada kohe. Alustada? Me oleme jumala pikalt sinuga vestelnud juba. Öelge mulle... Millal te viimati uudiseid vaatasite? See ikka pidi päris ammu olema, kui ma niimoodi teadlikult mingi telekat vaatasin või lehte lugesin. Oi, sellest ma olen aru saanud ja ehk teil pole siis aimugi, mis meil hetkel siin riigis toimub. Oleneb, mida sa mõtled. Aga no, sorry mees, mind lihtsalt ei huvita see poliitiline värk. Oi, kohe hakkab huvitama. Sest Eesti riik võttis vähem kui nädal aega tagasi alles uue seaduse vastu. Vaata, te küsisite enne sõnavabaduse kohta. Ja, vaat. Nii, kuule mind nüüd hoolikalt. Vaata, sõna ei ole kunagi otseselt vaba olnud. Meile lihtsalt endale meeldib mõelda, nagu meil oleks see vabadus olemas, sest me elame siiski ju vabariigis ja üleüldiselt arenenud ühiskonnas. Iga päev võiks tunduda nagu tulevik ju. Aga eip. Mul on kahju teatada, et tähtsad härrad ülikondades enam ei nõustu sellise maailma vaatega. Kõik avaliku ruumi jäädvustatud jututeema algatus läheb inspektsiooni. Harilikule kodanikule ei ole see muudatus väga midagi erilist. Aga sina meil siin, sa ei ole kohe kindlasti üks harilik kodanik. Sa oled juba pool oma elust lindistanud oma arvamust kogu üle interneti. Ning nagu me just mõlemad kogesime, siis ei ole see arvamus just väga, kuidas nüüd öelda, tagasihoidlik. Kui edastatud sõnum ei ühti avaliku sõna heaolu reeglistikuga, siis sõnumi edastaja tsenseeritakse ja elimineeritakse esimesel võimalusel. Kas sa teed fucking nalja või? Oi, ei, ma ei tulnud siia nalja tegema. Okei, tegelikult nende kaebuste koha pealt tegin küll enne nalja. Mis asja? See ongi see põhjus, miks sa tegelikult täna siin oled. Ei olnud mingeid kaebuseid. Ma isiklikult valisin su välja. Sest kohe, kui see seadus vastu võeti, siis ma teadsin, et sa oled esimene inimene, kes selle ohvriks langeb. Kes kurat arvas, et see hea idee on? Ühiskond. Kuradi ühiskond? Mida see veel üldse tähendab? See ei saa olla normaalne, et te tahate mind likvideerida mingite ebasobilike asjade pärast, mida ma kunagi lapsena ütlesin. Minevik, olevik, tulevik, need võivad kõik samamoodi praegust mõjutada. Aga tulevikul on ilmselgelt palju suurem tähtsus kui teistel, sest see on ainuke, mis meid veel ees ootab. Mees, ma tahan lihtsalt... Mul on asju, mida ma maailmale öelda tahan. Mul on sõnumid, mis vajavad edastamist. Mul on lood, mis vajavad jutustamist. Mul on filmid, mis vajavad tegemist. Aga ei, sa paned praegu mu pea pakule, sest ma ütlesin kunagi mingeid asju, mis mõnele lihtsalt ei meeldi. Sorry. Ütle mulle... Kuidas peaks üks individuaal ootama muutust,
kui tal ei ole isegi luba rääkida sel teemal. Ainuke muutus, mis sind enam huvitama peaks, on see fakt, et meil on nüüd ühiskonnas teemasid, millest lihtsalt kõneleda ei tohi. Kes sa üldse selline oled, et tuled mulle ütlema, mida ma öelda tohin ja mida ma öelda ei tohi? Rahulikult, ma lihtsalt kõnelen kõrgemate jõudude eest. Aga kes türa sina oled? Mina? Ma olen ei keegi. Ma olen siin, et tasakaalu hoida. Ma tulin ei kusagilt ja lähen ei kuhugi. Ning seekord võtan ma sinu endaga kaasa. Ning mina olen Tomsikene ning mulle ei tule mitte keegi ütlema, mida ma tohin öelda ja mida ma ei tohi öelda. Sina, inspektor Pasapea või mis iganes. Pani see sita nikkerdis, ma veel näitan sulle keelatud teemasi. Ma teen sust fucking sousti, sa fuck.